ja siis kuulete ka, mis meie siin räägime. Nii et tere kõigile Kaio ja Consultingu lehel. Täna ma teen taas kord nii, et ma olen kahes kohas laivis ja tere sulle, Kerli. Tere, Kai. Mul on nii hea meel, et sa võtad siin suure jõulusakina keskel selle hetke ja tuled jagama, sest minu virtuaalne assistent Liina ütles, et sa pead Kerliga rääkima, sest et Kerlil on kunagi kõik enesearengus just nii alguse saanud sellest rohkemat hakkamasaamise kursusest. Ja lihtsalt ma tean praegu, mul on nii palju inimesi, kes nagu kahtlevad, et kas see kursus võiks olla nende jaoks ja kas see ikka annab neile midagi ja kas see ikka on väärt seda raha ja siis ma mõtlesin, et aga küsikski siis otse ühe inimese käest ja mul on hästi hea meel, Kerli, et sa tulid siia rääkima. Ehk siis, kes Instagramis on meid vaatamas, kolige üle Facebookis, te näete Kerli nägu ka ja samas võite siit Instast ka kuulata meid, sest et ma palju tutvustan seda kursust ka teile. Aga Kerli, räägi korra, millega sa igapäevaselt tegeled? Tere kõigile, nime vist ei pea kordama. Mina siis tegelen virtuaalse assisteerimisega. Alustasin üksinda ja nüüd mul on siis meeskond ja siis pakumegi virtuaalse assistendi teenust. Meil on siis meeskonnas erineva sellise taustaga inimesed, erineva haridusega, erinevatest valdkondadest. Ja kaua sul on olnud nüüd sedasi see virtuaalse assistendi teenuse pakkumine? Ma just arvasin, et äkki sa küsid, ma hetk tagasi vaatasin, et mul oli ju 29. juunil oli 1-aastane sünnipäev. Jah, et siis 16 aastat praegu umbes. Jah, et mõni kuu enne seda ma ilmselt olin siis sellel kursusel. Kas see oli siis veebruar, mai? Veebruaris oli mul see rohkematu hakkamasaamise kursus ja siis sa käisid ka Liina juures õppimas, on ju, seda assistendi asja. Ja ma mäletangi, et see oli niimoodi, jah, et ma ennem hakkasingi Liinaga seda asja ajama ja rääkima temaga ja siis tema kaudu ma kuidagi, et ta vist nägi, et mul on vaja seda kursust ja siis ma sattusin sinna kursusele. No aga korraks ennem, kui me selle kursuse juurde tuleme, et mida sa ennem seda tegid? Ennem, kui sa selle oma assistendi ettevõtte lõid? Ennem seda ma olin tulnud just Soomest tagasi Eesti elama ja Soomes ma olin elanud kokku 6 aastat. Ja selle aja jooksul siis, kui ma Soomes elasin, ma sain 2 korda emaks ja ma väga nagu tööl ei käinud, et Eestis käies ma käisin mingeid selliseid ajutisi töid tegemas, et Soomes ma käisin küll, koolitasin ennast ja õppisin soome keelt, aga nagu otseselt nagu tööle ei käinud, ehk siis 6 aastat oli selline auk sees. Et kui ma Eestis tagasi tulin, siis oli see, et noorem laps sai 1,5-aastaseks ja siis oli aeg hakata mõtlema, et mis ma tegema hakkan. Ja siis ma olingi sellises seisus, et ma ei tea, mis ma teen ja käisin siis ka seal töötukassas nõu pidamas. Kas sa kunagi üldse arvasid, et sa hakkad ettevõtjaks ja ise olema juht ja pakkuma sellist teenust? Ma mõtlesin küll, et hästi hea oleks, et ise olla ettevõtja ja nüüd mul mees nagu kõrval oli ja tema kogu aeg rääkis, et ise peab ikka midagi tegema ja välja mõtlema ja mitte nagu, tema nagu kogu aeg rääkis seda juttu, aga mul ei olnud ühtegi mõtet või ideed nagu. Ja siis ma ütlesin ka, et kõik ei sünni ettevõtjaks, et see ei ole kõigi jaoks. Selline mõtteviis oli. Aga näe, nüüd siin sa oled, on ju. Ja sa ütlesid lause, et Liina soovitas sul võtta osa rohkemat kui hakkamasaamise kursuselt. Mis sa arvad, miks ta seda sul soovitas? No sellepärast, et tema just hakkas siis nagu tegelema selle virtuaalse assisteerimise ja õpetamise. Ma olin tal esimene õpilane, on ju, et enne kui ta selle kooli nagu avas. Ja ta nagu nägi, et sellisest enesekindlusest ja eneseusust jääb puudu käest, et mis oli ka loogiline, et see tulebki ju kogemuse ja teadmistega, see enesekindlus ka. Et see hetk nagu mul oli tükk aega kodus olemist, et nagu ka arusaadav.
ja kas need on ka sinu enda jaoks põhjused, miks sa sellele kursusele tulid või nägid sa, kui sa seda kursuse kirjeldust vaatasid, et võib-olla sa nägid, et seal on midagi veel, mis sind kõnetab? Kindlasti seal võis midagi veel olla, ma lihtsalt praeguseks hetkeks ei mäleta seda, aga ma mäletan seda, et see pidi olema veebruarikuus, sest mul oli just olnud sünnipäev ja sain erinevaid kingitusi, sain ka raha kingituseks, siis ma mõtlesin, et ma ostan selle kursuse endale. Siis mõtlesin, et nagu väga hea sünnipäevakink. Et siiamaani ei ole pidanud kahetsema. Ja tegelikult sa tegid ka selle kursuse korralikult kaasa, on ju. Siia saabki vahepeal öelda natuke sellise kursuse ülesehitus, et see kestab 30 päeva, sul on 32 harjutust ja tegelikult see siis kestab 32 päeva, lihtsalt ma pidin sinna paar harjutust juurde panema. Ja iga päev siis Facebooki grupis saad sa harjutuse video näol, kus ma annan selle, mida sa sellel päeval teed. See on ka seal kirjalikult olemas, et saad ka seda nagu vaadata ja videos ma siis selgitan lihtsalt lahti. Ja tegelikult siis sa teed selle kaasa ja kord nädalas on meil siis koos webinar, kus ma käin siis üle selle, mis on nagu olnud, et vastan ka küsimustele ja rääkisin mingil teemal, ma seletasin seda mõistust seal lahti on ja suhtumine ja hirmudest rääkisime. Et aga kui sina nüüd mõtled korra sellele tagasi, et mis sind seal kõige rohkem kõnetas või mis on see mingi muutus, mida sa siis tegid või võib-olla sa said ka enda kohta midagi teada, sest tegelikult see ongi nüüd see, miks sa siin ju räägid, on ju. Põhiline oligi see, ma arvan, et see enda otsimine ja et äkki sealt tuleb veel midagi välja, mida ma nagu tegelikult tegema olen loodud siis või nii. Et tegelikult, kui ma olin juba mõne päeva osalenud, siis ma nii tundsin seda, et see ongi just täpselt see õige asi, mida mul praegu vaja on. Et ma mäletan, et ma ütlesin selle lause oma elukaaslasele, et kes pidi siis lapsi hoidma iga kord, kui meil see live oli. Ütlesin, et see on minu jaoks väga tähtis, mul on väga vaja seda, et ta nii sai aru minust. Et ma kuidagi tundsin ära selle, et mul on just seda vaja praegu. Ja sealt tuli see selline eneseusk siis või ma ei teagi, kuidas nimetada, selline julgus ja ma ei tea, mul kuskilt niisugune meeletu nagu julgus on kasvanud, mida ennem ei olnud. Tegelikult sa võid ka mulle öelda, et kas see võis üks põhjus olla, aga kuna seal kursusel on hästi konkreetselt tegelikult on ju harjutused, et mida sa tegelikult tahad, kirjuta paika oma eesmärgid, oma visioon näiteks, kes teeb seal 3, kes 5 aasta visiooni, et sa said tegelikult selle selguse, mis on see, mida sa soovid teha. Ja ma arvan, et see on hästi suur asi, mis paneb meid tegelikult tegutsema, sest et nii kaua, kui inimene käib ringi ja ütleb, ma ei tea, mida ma tahan, ma ei tea, kas ikka seda või seda on ju, siis me ei saagi ju näha mingeid võimalusi. Et kas sa tunned, et see selgus sinu jaoks on see, mis siis aitas edasi liikuda? Ja see panebki nagu asjad liikuma, kui sa saad enda jaoks selgeks mõelda, mida sa tahad. Kui sa tead, mida sa tahad, siis kui sa nagu piisavalt palju tahad, siis sa jõuad sinna. Et nagu minu jaoks oli väga uus asi seal see visualiseerimine, see, et ma ei olnud varem teinud seda, aga see oli nii võimas, et see nagu mõju kestab praeguseni, et mul on täpselt nagu see pilt ikka veel ees, mis ma siis endale ette manasin. Ja see nagu nii liigub sinna poole nagu väga sarnaselt, nagu ma ette kujutasin. See on tegelikult asi, mida iga inimene võiks teha igapäevaselt, võtta see 2-3 minutit, panna silmad kinni ja viia ennast sellesse kohta, mis elu sa soovid, mida sa enda ellu soovid, eks. Et see tõesti tegelikult on väga võimas asi. Ja taaskord saan siia vahele öelda, et see, mida sa tahad, selle saad paika selle kursusega, vähemalt sa saad aimdu, mis see võiks on olla või kuidas sinna jõuda, mis sa nagu päriselt tahad. Sest ütleme, et see 30 päeva ei ole selline, et ta võib-olla looks hästi sellist kardinaalset elumuutust, kuigi sinu puhul, kui ma vaatan, et nüüd on su ettevõtte 1,5 aastat vana, et millise ma ei tea, aluse see kursus sulle selle edasiliikumisele pani, siis võib öelda, et ta loob selle elumuutuse. Aga seal ongi see, et kui sa hakkad midagi tegema, mis sa pole varem teinud, siis sa ju ei saa aru, kes sa nüüd täpselt oled ja äkki ma ikka pole piisav ja kes mina olen, et ma seda teen. Ja siis on seal harjutused, et sellest osast läbi minna.
kui tekib see hirm, et vau, et aga mis siis saab, kui mul see ei õnnestu, seal on, me räägime ju ka hirmust, on ju. Me räägime sellest enesekriitika vaigistamisest, et hästi sellised praktilised harjutused on tegelikult seal kursusel. Kui sa veel nüüd korra mõtled, et kas sul tuleb meelde midagi, mis sa iseenda kohta niimoodi teada said, et see oli nagu tõesti, et vau, et selle peale ma polnud varem mõelnud või üldse ei teadnud selle kohta? Nii konkreetselt ei tule meelde praegu, aga võib-olla oligi see, et see idee sealt nagu, et hakatagi ettevõtjana tegutsema, et no varem tõesti välistasin enda jaoks selle variandi. Et siis ma tundsin, et no miks mitte, et tema saab ja miks mina ei saa siis, see on ikka ju. Et siis nagu selle kursuse käigus tekkis, et varem oli küll nii, et no, kindel ei. Sest tegelikult see, et sa oled grupis ja sa kuuled, mis teised teevad, sa kuuled, vaatad mõnda inimest, et ta on selline, ta on ettevõtja, aga mina siis ju saaks ka olla, on ju, et see, ma arvan, juba innustab. Ja tegelikult mina kiidan sind hästi selle eest, et sa üldse kõik selle otsuse tegid sinna tulla ja et sa neid harjutusi kaasa teed, et see on tegelikult hästi oluline. Ehk siis sa tegelikult hakkasid nõndanimetatud, ütleme seda enesekindlust juba nii palju kasvatama, et sa tegelikult saidki aimdu, on ju, et mis see siis on, mis sa teha tahad. Ja ma arvan küll, miks me siin räägime, ongi see, et sa oled täiesti selle kursuse edulugu. Et ükskõik, kes meid on siin Instagramis kuulamas või praegu siin Facebookis, siis panen siia pärast selle lingi ka, kus sa saad selle kursuse kohta infot vaadata. Sest võib-olla oled ka sina teelahkmel ja mõtled, et aga miskit on veel, sa saad ju aru, et sa ei ole ju seda lage saavutanud. Meil ei olegi tegelikult ju piire, aga mis see lagi meil siis on, see on klaasist tehtud, on ju. Et me läheme põmps sinna vastu, me näeme, et midagi on rohkemat, aga kuidas sinna jõuda, kuidas sinna saada, et see kursus annab sellised esialgsed hästi head tööriistad. Mis sa ütled inimesele, kes nüüd kuulab siin ja kahtleb? Mul on ju grupis, mu Facebooki grupis on 5000 inimest. Pooled nendest on öelnud, jah, ma soovin, et mu elus oleks midagi teisiti. Ja siis ma küsin, et siin on teile kursus, see maksab ainult 79 €. See on ju mega soodne asi, 32 päeva ja kui osta veel selle aasta jooksul, siis sa saad pärast, mis ma nüüd Kerli lisasin kursusele, me teeme ka füüsilise kohtumise pärast, on ju. Et kas see on liiga suur summa endasse investeerida, et saada on ju seda selgust, siis mis sa ütled sellele inimesele, kes kahtleb, et see raha ju äkki, ma ei tea, ostaks endale ilusa kleidi või läheks reisiks, ma ei tea, kus spaasse võib-olla saab minna selle raha eest, on ju. Et mis sa tema julgustuseks ütleksid, et miks ta peaks siia tulema? No kui ta tunneb, et tahaks teisiti või et ei ole veel piisavalt hästi, et midagi on puudu, siis tuleb teha midagi teisiti, et saaks olema teisiti. Ja kui sa ei suuda ise seda siiamaani välja mõelda, siis see kursuse käigus ongi, et mitte Kai ei ütle, mis sa tegema pead, aga sa jõuad ise sinna. Et selle just nende suunavate harjutuste läbi ja paneb hästi endasse vaatama ja mõtlema ja mõtleb seda visiooni. Et minu arust see on nii palju abiks, et sellise juhendamise toel jõuda kuskile välja, et kui siiamaani ei ole välja mõelnud. Minu arust on see väga hea lause, mis sa Kerli välja tõid, et kui sa soovid, et miskit oleks elus teisiti, sa ise pead tegema midagi teisiti. Ja mul on tegelikult veel naisi, kes on öelnud, et see endasse investeerimissumma, see 79 € on nii suur, et mitte, et tal seda raha ei oleks, tal on, ta oleks võinud osta ka 790 € kursus, on ju, aga ta polnud endasse kunagi raha kulutanud sellisel kujul, et mina nüüd lähen ja harin ennast. Ja muidugi need inimesed on hiljem jõudnud mul ka sinna 6-kuulisesse programmi, kus on juba summad on ju suuremad, aga idee on lihtsalt selles, miks ma selle välja toon, et me ei olegi harjunud iseendasse tegelikult investeerima ja inimesed jäävad mõtlema, et oota, ma ennem ei tule kursusele, ma pean selle ja selle asja ära lahendama. Aga kui sa üksi, täpselt nagu sa Kerli ütlesid, et aga kui sa üksi istud selle lahendamise otsas pidevalt ja kogu aeg käid peas, ma ei tea, mis ma tahan, seda ma ei oska, kõik ei ole ettevõtjad, mina kindlasti ei ole. See on nii koormav. Just. Ja tegelikult me ei jõua ju lahenduseni, see ongi tegelikult see, miks see juhendaja või see grupp hakkab meile näitama teisi vaatenurki.
et minu arust on väga hea, et sa selle välja tõid, et minu arust oled sa oled täiesti selline edulugu, ma ütlen, sul on oma ettevõte, vaadake ja otsige üles Kerli Facebookist. Sa kohe saad teha endale reklaami ka, sest et kui palju on inimesi, kellel tegelikult on vaja virtuaalse assistendi teenust ja Kerli on kasvanud välja Liina Ostumaa assistendi programmist ja Liina on minu arvates üks musternäiteid, milline üks assistent peab olema. Mul on juba mitmed inimesed on küsinud, et palume Liina klooni on ju, et see, kuidas temal on asjad organiseeritud ja mina arvan, et sina, Kerli, oled tegelikult üks nendest, kellel on nagu samamoodi asjad organiseeritud, kes tõesti südamega aitabki inimesi, sest kes te olete mõelnud virtuaalse assistendi peale, mina hästi julgustan. Ma ei saaks valmistada ette võib-olla selle laivi sisulist poolt või oma kursuse sisulist poolt, kui mul oleks abi, kes vastab kirjadele, kes teeb registreerimisvormi, teeb mulle Zoomi, neid linke, asju, see justkui tundub nii väike töö, aga kui sa neid mitut üksteise otsas teed on ju, või vaatad ajakulu neile kõigile, siis sa näed, kui suur töö see tegelikult on. Minu arust kirjade kirjutamine on tegelikult kõige suurem töö, sellepärast et tuleb seda teksti ikka mingi mitu korda üle lugeda ja testida ja saata ja ajastada ja minu arust kõige aeganõudvam töö üldse. No aga räägi, Kerli, siis sellest, et kiida nüüd ennast natuke, räägi mulle, mis sul selle ettevõtte nimi on ja sul on ka mingi toode, millest sa tahtsid rääkida, kuulame seda ka. Ma alustasin tegelikult sellise nimega nagu Virtual Assisting by Kerli, et siis ma olingi nagu üksinda ja siis oligi minu nimeline. Aga üks hetk, kui mul hakkas tegelikult nagu hirm tekkima, siis ma vaatasin, et mulle tuleb natuke liiga palju tööd ja siis ma hakkasin tekitama omale meeskonda ümber. Ja siis üks hetk, praegu meid on 6 tükki kokku ja siis üks hetk ma leidsin, et see nimi nagu ei ole õige enam ja siis nüüd me oleme virtuaalassistendid lihtsalt. Ja mis ma veel pidin rääkima? Ehk ma korra küsin selle juurde, et ehk keegi võtab sinuga ühendust, et soovin seda assistendi abi, sa kaardistad ära, mis abi ta soovib ja siis vaatad, kes tiimist nagu on pädev aitama, ma saan nii aru, jah? Ja me tavaliselt kas meili teel või siis kuidas minuga ühendust võetakse, et siis räägime ja siis kui klient räägib, et mida tal nagu konkreetselt vaja oleks, milles abi, et siis ma tean suunata. Et ma hetkel praegu iseendale ei julge rohkem võtta juurde. Et olen nagu meeskonna liikmetele andnud tööd. Ja siis sa pidid veel tutvustama märkmikku või mis sul seal välja tuli? On sul seda näidata ka või? Ja, ei, mul ei tulnud veel välja, aga meil on nagu kaaned on trükki saadetud ja nüüd kohe kas täna või homme, et saadame siis ülejäänud asja ka trükki ära. Et see on siis selline kalendermärkmik, mis tegelikult sai alguse sellest, et mul oli lihtsalt vaja mingisugust ettevõtte meenet. Mõtlesin, et võiks olla mingi meene, et siis oma grupis tegin ka küsitluse, et mis see võiks olla, pakkusin mingid variandid välja. Ja siis kalendrile tegelikult oli kõige rohkem, mis mõtlesin, et olgu siis selline kalendermärkmik. Aga töö osutus nagu palju mahukamaks, kui me ette kujutasime, sest reaalselt nullist kogu selle kalendri, nagu selle sisu ja kõik. Et ja see on ka üks asi, mis minu puhul uus on, et nagu mul tuleb mingi mõte ja siis ma lihtsalt teen ära selle ja nüüd oligi, et see mõte oli mingi novembris või kunas see oli enne ja siis ma hakkasin seda sisu kirjutama ja reaalne töö hakkas detsembri alguses pihta, et põhimõtteliselt öökuuga teha sellise suure asja valmis. Aga see ongi võimalik tänu sellele meeskonnale. Et mul on seal kujundaja olemas ja siis on toimetaja olemas ja et niimoodi kamba peale saab hakkama. Ja praegu mul oleks ette näidata võib-olla ainult kaanekest. Ma ei tea, kas ma saan jagada, ma võin näidata korra arvuti. Ma arvan, et sa saad jagada. Näitan vahepeal Insta inimestele siin ka. Et vaata, kas ma saan ekraani siin pöörata. Siin räägime ja siin on nii. Ühesõnaga, see on suure armastusega mu kolleegidele, teistele virtuaalsetele assistentidele ja ettevõtjatele mõeldud. Et seal on sees siis tavapärane kalendermärkmik, siis on eelmise aasta kokkuvõte, uue aasta plaan, siis on kuude plaanid, siis on nädalaplaanid, see on tagakaas siin. Ja siis seal on hästi palju materjali, mida ma olen ka varem postitanud oma sotsiaalmeedias ergonoomilise kontori ja kodukontori teemal siis ja enesehoole viisidest, mis ma olen ka siin kursuste käigus õppinud. Et kõik, mis ma olen kuskilt kokku noppinud, olen siia koondanud kokku, et siis saab sealt head nõu.
et aga kus inimene leiab sind? tegelikult mul on praegu selline kodulehe coming soon leht valmis, aga sealt saab kõik info kätte, et kui minnagi virtuaalassistendid.ee, siis sealt saab küll aega broneerida ja saab siis maandumislehele, kus on tutvustus ja kõik materjal olemas. Suurepärane, et mina ikkagi arvan, et sa oled täiesti ühe sellise kursuste edulugu ja sa pole tegelikult mitte üldse ainuke, aga eks inimesed on erinevad, et mõni ei tee avalikult tööd, siis ta ei ole nõus tulema jagama. Samas on mul palju tagasisidesid, mida te saate vaadata kodulehelt kaiuoja.ee või kaiuoja.com viib samasse kohta ja minul on hästi hea meel, Kerli, et sa tulid siia jagama. Sest minu arvates see, kuidas tulla kodust ja teha kohe oma ettevõtte, seda ei suuda paljud teha, sest esimene asi ongi, et me oleme ebakindlad, me kardame, me ei saa, see ebakindlus ja tegelikult minapilt, sest me näeme ennast lihtsalt sellisena, et kes meie siin nüüd oleme ja midagi siin teeme ettevõtlust. Ja sa oled kui vaata, peres ei ole ettevõtjaid ees ka, et siis ei ole nagu seda teadmist, mõtteviisi. Ei ole sellega üles kasvanud. Nii et aitäh sulle, Kerli. Kõik, kes te meid kuulate, siis ma panen selle lingi siia. Te olete väga oodatud kursusele. Tee jõulukink iseendale, tee oma sõbrale. Mul on sellised kinkekaardid ka täiesti veel saadaval. Siia siis saad oma nime on ju peale või selle nime, kellele soovid kinkida. Ja isegi mitmed teevad nii, et nad panevadki mitu inimest on ju kokku ja kellelegi nagu kingivad selle ja kui sa veel täna-homme teed otsuse, siis 24. detsember on sul see ilusti postkastis, saad talle virtuaalselt saata või endale värviliselt välja printida, et see käib kähku, et me postiga ei saada. Ja nagu ma ütlesin, siis kogu see 32 päeva eest, kus meil on 5 webinari lõpus füüsiline kohtumine Tallinnas 25. veebruar, selle hind on kõige 79 €, ehk ta teeb nõks rohkem kui 1 € päevas. Te teete natuke rohkem vist, mis meil on 32, 64, 2 siis ikkagi nõks rohkem kui 2 € päevas ja tegelikult iga seda senti väärt, sest mina olen iga päev seal grupis teiega suhtlemas ja mida rohkem tegelikult teil seal grupis on, seda vägevam on, seda võimsam on see energia ja neid tulemusi te saate, nii et mis küsimusi mulle tuli, oli see, et ajaliselt ta võtab mõni päev, läheb sul ainult 5 minutit, et harjutust teha, mõni päev läheb võib minna ka 30 minutit, oleneb kui tõsiselt sa võtad seal näiteks visiooni kirjutamist. Aga mina alati soovitan võtta tõsiselt, kirjutada kaasa ja teha neid harjutusi kaasa. Ja viimane küsimus, Kerli, kas mingi asi on veel sinu ellu praegu jäänud, sa ütlesid visualiseerimine, aga midagi veel sealt kursuselt, mingi harjutus. Ma tegelikult tulnud ühte asja tahan küsida, aga vaatan, mis sinu ellu on jäänud sealt siiamaani midagi, mida sa kasutad. See ma vahepeal nagu kipun ka ära unustama siin, kui meil on lapsed haiged ja kõik, aga muidu ma võtsin selle kaasa, et hommikul see enne teisi ärkamine, siis kas 6 või 5 ja see tänulikkuse praktika, et see on nagu väga hea siukse positiivse laengu annab päeva alguses. Et see on siuke hea asi, mida teha. Kas peegli ees ka räägid? Seda ma ei ole teinud. Mina, Kerli, arvan, et sa täitsa võiks selle kursusele tulla, sest kui sa käisid seal veebruaris 2020 on ju, sa ei olnud veel ettevõtja, nüüd sa oled ettevõtja, nüüd sa oled 6-liikmelise tiimijuht, annad välja märkmiku. Su minapilt on palju muutunud, aga sa tead, et see ei ole lagi, nii et sa oled samamoodi täitsa oodatud veel ja vaatama, mis veel su sees on. Sest see kursuse need küsimused on ju sinu kohta sellel hetkel, kus sa praegu oled. Ehk mul on, ma arvan, kuskil 10 naist on praegu kirjas, kes varem on seda kursust läbinud. See ongi tegelikult see kordamise võlu, et korrata ja vaadata, et aga kuidas ma nüüd sellest asjast aru saan, mis nüüd on ju toimub mu elus. Et igal juhul oled ka uuele tiirule väga oodatud. Ja ma tõesti imetlen seda, mis sa teed, kuhu maani sa oled jõudnud ja absoluutselt ma ei võta seda nagu, et mingi minu tehtud, ma ütlen, see on kõik sinu tehtud, mina lihtsalt annan selle materjali, kutsun kursusele selle, et sa selle otsuse tegid ja pühendusid ja need harjutused kaasa tegid, siis see ongi tegelikult see tulemus. Ehk kõige asja põhjus sinu elus oled ju sina ja kui sa hakkad iseennast arendama, iseendast paremini aru saama, siis see lihtsalt peab olema nii, et see tagajärg tuleb, ehk need asjad nagu päriselt ju täituvad.
et aitäh sulle, Kerli, nii. Mul on hästi hea meel, et sa tulid oma haige pere kõrvalt ja siin jõulueelsel päeval tulid rääkima ja väärtust looma, et kindlasti, kui juba 1 või 2 inimest saab teha selle otsuse, siis sa oled juba väga-väga suurt muutust ja väärtust loonud. Aitäh sulle, Kerli, selle eest. Aitäh, Kai!